Pudrumäe tipust paistavad korraga nii Eesti kui ka Läti. Siit on harukordne võimalus nautida vaadet mõlemale linnale. Pudrumäele viivad trepid ja vaateplatvorm on üks osa Pedeli jõeäärsest puhkealast, mille arendamiseks on saadud toetust Euroopa Liidu rahastatavast Valga-Valka atraktiivsuse suurendamise projektist. Pedeli Paisjärvi ümbritsevad asfaltkattega kergliiklusteed saab turvaliselt läbida jalgsi või ka jalgratta või rulluiskudega. Aeglaselt ja kiiresti liikujate rada on eraldi tähistatud. Kergliiklusteed kasutavad paljud. Oma rahvas sellepärast, et on hea võimalus kodu lähedal pisut sporti teha ja mujalt tulijad seepärast, et puhkeala hõlmab mõlemat riiki. Ilmselt on see piiri teema. See on asi, millega me ise oleme väga harjunud. Me oleme selle piiriga siin harjunud, et meie naabrid lätlased on väga lähedal ja tavaelus me ei saa aru, et see võib tegelikult teistest linnadest ja paikkondadest tulevatele inimestele suurt huvi pakkuda, kellel ühtegi naaberriiki lähedal ei ole. Et just võõrad inimesed on öelnud, et seda piiri teemat, seda tuleks eelkõige pakkuda sellise atraktiivse turismitootena siia tulevatele turistidele. Euroopa Liidu toel on nüüd Pedeli puhkealal mängu- ja spordiväljakud, liivarand ja rannahoone. Valga Sädepargis tervitab aga möödujaid August Kailiti mälestuseks püstitatud igavese seikleja Nipernadi skulptuur, mille autor on Jaak Soans. Ir atsevišķas unikālas lietas, varbūt šī kopējā sporta bāzes izveide. Tāpat laikā mēs esam Dviņu pilsētu asociācijā, kur reizi gadā satiekoties dalāmies pieredzē, kā notiek citās pilsētās un kādas ir citu pilsētu pārobežu problēmas. Un man liekas, ka mēs esam pat drusciņi solīti priekšā pārējiem, vienīgi Tornija un Haparandi ir tālāk par mums tīkuši. Bet citos aspektos, jo mums tiešām ir kopīgas attīstības stratēģijas un kopīgi mērķi, kurus mēs cenšamies realizēt caur dažādiem projektiem. Valgat ja Valkat tundma õppida võib ka näiteks malet või kabet mängides. Iga nupp sel tavatul mängulaual tähistab mingit vaatamisväärsust või sündmust Valga-Valka ühises ajaloos. Me oleme ühise projekti raames mitmeid selliseid turundusmaterjale välja töötanud ja kõik on tehtud ühiselt, et ei ole eraldi Eestit või Valgat tutvustavat materjali ja eraldi Valgat tutvustavat materjali, vaid alati me püüame siis Valgat ja Valkat tutvustada kui ühtset turismi sihtkohta, mis asub kahes riigis. Siin on nüüd näha meie üks uuemaid suveniire. See on Valga ja Valka sõprust ja ühtsust sümboliseerivad tassid. Et me sobime üksteisega ideaalselt, et siin vahele jääb võib-olla õhkõhukene piir. Ja siin on nüüd meie logo näha ja muidugi siis ühe olulise rahastaja Eesti-Läti programmi logo ja on siis selline rahvuslik muster ja kaks erinevat värvi, roheline ja sinine värv. Et muster on siin üks ja siis seda sinist värvi kasutame Valka sümbolina ja rohelist Valga sümbolina. Eesti ja Läti koorilauljad sammuvad mööda Valgat ühisele laulupeole. Valkas tegutsenud muusikapedagoogi Jaanist Simse seminaris on alguse saanud mõlema riigi koorilaulu traditsioon. Simse seminaris õppisid paljud Eesti ja Läti ärkamisaja suurkujud. Nüüd kogunetakse Valka õpetajate õpetaja meenutuseks laulma ja tema seminarihoones asuvat muuseumi külastama.
faktiski visa Latvijas muusika visa Latvijas muusika izauga profesionāli komponisti, diriģenti, pedagogi un visa kultūra, visa kora dziedāšanas kultūra izauga uz Cimzes semināra pamatu. Rahvamuusikast sai see kõik ju alguse lõpuks. Helilooming kasvas välja ka meil ju rahvamuusikast. Miks siis muidu Veljo Tormis on võtnud oma muusika aluseks rahvalaulud? Sellest on super teosed välja tulnud. Euroopa Liidu toetus on aidanud Valkal ja Valgal kujundada ja edasi arendada vanu traditsioone ning luua uusi. Kaksiklinnad on muutunud kaasaegseks elukeskkonnaks ja atraktiivseks turismipaigaks. Filmi mahtusid viimase aja suuremad tööd. Euroopa Liidu fondide toetusest on osa saanud ka paljud mittetulundusühingud ja alustavad ettevõtjad. Aga alati saab paremini ja ideed ei lõppe kunagi. Praegugi on osa projekte töös, osa paberil ja osa mõtetes.